kohe. Ja palun ka. Aitäh! Manada teile seesama pilt ekraanile, mis meil ees on. Aitäh sissejuhatuse eest. Ma alustaks vabandustega, et ma eile suutsin kuidagi külma saada ja kurb teeb hullupööra valu, aga ma loodan, et ma ei kuku ümber ja mu hääl ära ei kao ja vähemalt PowerPointi najal me jõuame edukalt selle ettekande lõpuni. Aga mis siis ikka pealkirjaks olen eesti keelt võidutuna pannud selle siis tehislihased läbimurre mikroseadmeteni ja võib-olla juba alustuseks küsiks kiiresti, kas keegi oskab mulle hästi kiiresti öelda, mis mees see siin pildil on nimi. Ma olen täna rääkinud hästi palju nanotehnoloogiast ja nimelt ingliskeelne Wikipedia väidab, et see on mees, kes pani aluse nanotehnoloogiale. Tegemist on Richard Feynmaniga ja umbes 51 aastat tagasi kirjastas kõne Ameerika füüsikaseltsis. Pealkiri oli There's plenty of room at the bottom, kus ta kutsus üles füüsikuid ehitama pisikesi asju. Ja muu hulgas selles kõnes ta mitte ainult ei kutsunud üles, ta pakkus reaalseid ideid ja mõtteid. Kõige viimase asjana kutsus üles, et ta tahtis kiiresti näha, et keegi ehitaks valmis elektrimootori, mis mahuks kuubi sisse, mille servapikkus on 1/64 tonni. Ma ei eelda, et teil midagi väga palju ütleb, aga see on umbes 400 mikromeetrit. Ja pakkus siis, et ta annab inimesele, kes selle ülesandega esimesena hakkama saab, $1000 Ameerika, mis siis ilmselt 60. aastal oli päris suur summa. Ta ei pidanud kaua ootama. 2,5 kuud hiljem William McKellen, teine ameeriklane, pani käsitsi mikroskoobi all selle kokku. Et siin on pilt sellest mõõtkava annab see sääde tiib seal taga, nii et on vist enam-vähem vajub küll sinna 400 mikromeetri kanti küll. Aga millest veel Feynman selles ettekandes rääkis? Ta rääkis lisaks sellele mikromootorile, mõtle siis tõesti mikromootorit, mitte seda laste mänguasju, rääkis ta näiteks raamatukogust, mis on mahutatud nõelapea peale. Et kui kuskil pole raamatukogu maha, siis me saadame kogu oma teadmise ja mitte kodeeritud kujul, vaid reaalselt kirjutatud kujul ühe nõelapea postitada talle raamatukogule ja nad võivad siis sealt teha endale ära kirjad. Samuti pakkus ta välja sellise hullumeelse idee, et miks mitte transistor teha väikseks ja rääkida mikroprotsessoritest. Ka mikromanipulaatoritest ja mikrorobotitest rääkis ta. Mikrorobotite osas tsiteeris ta oma doktoranti Hiipsi, kes oli talle öelnud, et kujuta ette, ühel päeval võiks olla robot, mille haige inimene neelab kapsliga alla ja siis see robot, tema kehas aktiveerub, ujub piirkonda, mis on haige või vaja ravi, on see siis vähikoht või näiteks südames mingi umistuse ladustamine, teeb oma töö ära ja väljutame ta normaalselt kanalit pidi. Ja just seda Feynman 51 aastat tagasi rääkis, kui ta Wikipedia andmetel nanotehnoloogiale aluse pani. Feynman õpetas praktiliselt kogu konstruktsiooni lihtsalt miniaturiseerimist. Ta ei pakkunud välja uudseid materjale, ta lihtsalt rääkis, teeme kõike väiksemalt. Ja tema jutus oli väga palju tõde. Meid väga huvitaks, mis oleks saanud siis, kui Feynman oleks olnud teadlik või tal oleks olnud võimalik mõelda ka pehmete materjalide peale, millest me täna juba näiteks Janno Torofi ettekandes natuke kuulsime. Et arendades edasi just seda mikrorobotite ja mikromanipulaatorite ideed, on tegelikult tänapäeval elektrimootor on keerukas ja kompleksne seade, mis sisaldab mitmeid komponente, siis need tehislihased, mida määratletakse elektromehaaniliselt aktiivsete materjalidena või siis, et elektri välja toimub muudavad kuju, on oluliselt lihtsamad. Ja siin olen toonud pildid video väljavõtted. Vasakpoolsel pildil on lihas elektri välja toimel venib välja, mida siis viitab see osa on siin oluliselt madalamal kui siin. Et
siin vahel on siis olumeelne kile, mis venib ja siin me näeme siis painduvat lihast. Tehislihased jaotatakse nii-öelda piltlikult 2 klassiks. Ühed põhinevad elektronjuhtivuse printsiibil ja teised ioonjuhtivuse printsiibil. Ja räägikski nüüd sellest nüüd lähemalt. Aga enne veel vaataks veel otsa nendele tehislihaste eelistele tavapäraste elektrimootorite ees või elektrimanipulaatorite ees. Esiteks, kui meil on nii-öelda see tehislihas, mis on tõesti materjalitehnoloogiline saavutus, ta on mürama, tal ei ole hammasrattaid, harjasid, mis üksteise vastu hõõruks, paindub või venib vaikselt. Mainitud on ka seda lihtsalt ehitust juba korduvalt, sest see on tõesti oluline, et kõige lihtsama tehislihase me paneme kokku niimoodi, et me ehitusmaterjali poest ostame 2 erinevat komponenti ja loome nüüd üksteise peale õiges järjekorras ja akust pinge peale ja juba toimib. Et tõesti lihtne ehitus ja kui me tahame luua erineva funktsionaalsuse lihaseid, siis meil on ka lihtne nii-öelda ümber teha. Tuleb lihtsalt valida teistsugune materjal, kui me elektrimootoritel soovime saada kiiremat ülekannet või aeglaselt ülekannet, tugevat ülekannet, siis me tihtipeale ostame käigukasti. Tehislihasel me lihtsalt muudame natuke retsepti. Lihtne miniaturiseeritavus. See tähendab seda, nagu väike illustratsioon kääride ja punase lindi näol, kui me lõikame tehislihase pooleks, siis meil on jätkuvalt tehislihas. Ja seetõttu ma võin lõigata sentimeetrisest tehislihase tükist mikromeetriseid ribasid ja need jätkuvalt säilitavad oma funktsionaalsuse, kas venivad välja või painduvad. Samuti on võimalik tehislihastega meil ehitada mingi raam või nende pinda musterdada kuidagi selliselt, et me saame keerukamaid liigutud mustreid. Elektrimootorid tavaliselt võimaldavad meile pöördliikumist ja kui me tahame saada mingit muud efekti, siis me peame mingi täiendava mehhanismi lisada süsteemi. Tehislihase enda saab juba muuta jätkumalt liikuma. Üldiselt on nad ka hea jõumassi suhtega, siuke tõsistavatel tehislihase jaoks pole probleem, näiteks endast katsudega raskemat objekti liigutada. Kui paljudel teiste täiturite korral see nii-öelda reegel on, eks teised oskavad juba parem näeda. Ja samuti, kuna ei ole liikuvaid osasid, siis on neil ka võrdlemisi hea pikk eluiga. Et kõige suurem kahjustus, mis võib neil tekkida, on see, et kuna nad koosnevad, nad on tihtipeale komposiitmaterjalid, mis sisaldavad erinevaid materjale, siis nad võivad lihtsalt delamineeruda, ehk siis üksteise küljest lahti tulla. Aga ka selles osas keemilise sünteesi läbi on saadud väga häid tulemusi, et tõesti. Ja viimaseks ja mitte vähem oluliseks on nende materjalide sensoromadused. Tähendab, et neid materjale saab siis kas lisaks sellele, et nad töötavad kuskil ajamina täiturina, kasutada kas siis vahepeal sensorina või siis hoopis sellel samal ajal, kui nad liigutavad, võib võtta tagasiside signaali selle sama täituri juhtimiseks selle täituri enda pealt, et me ei pea kasutama näiteks sisekaamera või laserkaugusandurit või mõnda koodiketast, nagu on siis elektrimootorite puhul teine võrd. Minnes nüüd konkreetsemaks, siis dielektriline täitur on üks niisugune väga oluline tehislihas. Oluline on ta ühelt poolt sellepärast, et ta võib-olla kõige vanem, esimesed eksperimendid sellise materjaliga tegi juba röntgen enam kui 100 aastat tagasi ja teiseks eelmine aasta jõudis esimene tehislihase rakendus laiatarbe kauba sisse ja see oli just dielektrilisel põhinev rakendus. Kui te viste, mis see rakendus oli, siis muidugi oli see seotud iPhone'i ja iPodiga. See on täiendav ümbriks teie iPodi ümber, mis siis lubab anda veel rikkalikumat tagasisidet just taktiilsest printsiibis, et te tajute mängides Angry Birdsi, kuidas just see linnuke lendas nüüd siia, et tavaline vibromootor lihtsalt tekitab meil vibratsiooni, aga paigutades maatriksi dielektrilisi lihaseid ekraani taha suudetakse tuua päris põnev efekt, et tõesti olen ise sellist seadet käes hoidnud. Inimestele meeldib. Iseenesest on tegu lihtsalt plaatkondensaatoriga, dielektriline kile, venilkile, millel on pandud juhtivad elektrodid peale ja kui me seda pingestame, siis praktiliselt iga plaatkondensaator tulenevate jõudude tõttu surutakse kokku. See ei ole hea tehislihas.
kui me nii-öelda paneksime selle juhtivad elektroonid ka elastsest materjalist, mis veniks, siis me saame hoopis sellise efekti. Ja taoliselt saavutatavad nii-öelda pindala muutused informatsioonid võivad olla 200–300% alast pindalast, nii et me räägime päris hea liigutusulatusega väikesest. Muidugi selle materjaliga on omad miinused. Tänasel päeval see materjal üldiselt töötab kilovoldi piirkonnas. Voolu väga palju ei tarbi, aga nii-öelda ka esimesed tulemused selles valdkonnas räägivad siin kuni 30 kilovoldist, mis siis nii-öelda elektroodi vahele paigutatakse. Aga neid on tõesti lihtne teha ja nad on tõesti töökindlad ja nad on nii vanad, et neid on juba nii palju uuritud, et seetõttu oli võimalik need juba toppida nii-öelda iPhone'i külge. Millega siis nii-öelda peamiselt tegeletakse on see, et soovitakse ikkagi see tööpinge tuua võimalikult madalale. Mis siis tähendab, et on vaja leida materjale, mille läbilöögipinge oleks kõrge, nendel oleks hea elastsus, sest see on nagu liigutuse aluseks ja see on peamine maadlus ja ütleme niimoodi, et tänasel päeval on jõutud seal parimatel juhtudel kuskile 600 voldi juurde, aga ka räägitakse väiksema pinge peal töötavatest dielektrisust. Siin ma nüüd skaleerimise näitajad, et vasakpoolsel pildil on 3 aktuaatorist koosnev süsteem nii-öelda peegliliigutaja, et see vasekarv on siin üks aktuaator, see vasekarv on teine aktuaator ja see siin üleval on 3. ja peal on siis nii-öelda kullast peegel. Kogu selle asja läbimõtte paistis pildilt välja on 3 millimeetrit. See nii-öelda Feynmani kuubi sisse ära ei mahu. Siin on kõrval samast uurimisgrupis tehtud prototüüpseade mikrolaborseadme jaoks, kus siis aktuaatorid paiknevad siis siin nii-öelda nendes kahe metallelektroodi istumiskohal ja nagu näeme, siis siin on täituri suurus 100 mikromeetrit, et nii mahub sinna Feynmani kuubi sisse päris palju. Jah, tõsi küll 51 aastat hiljem. Taolist seadet plaanitakse siis kasutada, et just mikrolaborseadmetest bioloogiliste rahkude uurimiseks näiteks saab siia panna täituri peale raku ja siis seda välja venitada või kokku suruda ja siis jälgida nii-öelda, mis toimub. Teine oluline tüüp tehiseaseid on ioonjuhtidusel baseeruvaid. Olen teile näiteks valinud süsinikpolümeertäiturid ja siin kõrval tiksub ka video, kuidas siis üksteist rahulikult siin ennast painutab. Hommikul Janno selgitas põhjalikumalt, kuidas süsinikpolümeertäitur töötab. Ma korra käin selle lihtsalt üldskeemilt üle, et tegu on siis ruumade efektidega, mis tekivad sellest, et meil on ühelt poolt on kationid ja anionid, mis vabalt liiguvad meie täituri sees, on erinevate suurustega ja seetõttu üks pind venib rohkem välja. Kas see pind venib nüüd välja ainult sellepärast, et need kationid on suuremad kui anionid või toimub seal lisaks ka laadimisefektid, on siis Coxetti tekkimine ja on mingil määral kõik on nõus, et protsessis toimuvad, aga millisel määral need liigutusse panustavad, on jätkuvalt teadlaste huvi objektiks. Ioonjuhtivate täiturite peamine eelis on see, et tööpinge tüüpiliselt vahendab 1–3 volti. Ühesõnaga, kui me tuleme dielektriliste juurest, nende materjalide juurde, siis me räägime järsku inimkehasse hästi sobivatest materjalidest. Näiteks võiksime rääkida ioonjuhtivast täiturist valmistatud südamestimulaatorist, mis on paigutatud ümber meie südame ja sellel hetkel, kui meie süda vajab abi, seda täiendavat tõuget, siis see südamestimulaator kael näiteks tõmbab ümber südame pingule. Ja nagu ma mainisin, siis nende materjalide puhul täpselt toimemehhanismid on jätkuvalt veel ebaselged. Natuke ka sensoromadustest, et tulles tagasi selle eelmise südamestimulaatori näite, et kui on
elevaatorit ei vaja mitte kui südame asendajana, vaid ikkagi nendel teatavatel hetkedel abistamas, siis nii-öelda tühjatsüklid, kui meie südame hästi lööb, siis saab seda sama paela seal ümber südame kasutada näiteks energia salvestamiseks, südame liigutuse energia salvestamiseks, mida siis ühel hetkel on inimesel vaja, kui tuleb anda impulssi. Siin on toodud näide jälle süsinikpolümeri põhjal, et kui me nii-öelda vältsutame süsinikpolümeri ühendame ta igale poole elektroidid külge, siis vasakpoolsed pildid iseloomustavad seda signaali ja seda loengust ja pinget, mida me mõõdame siis, kui me kasutame neid elektroode A ja B, siis mõõdame elektroodide vahelist signaali ja me näeme, et meil on sedasi võimalik nii-öelda mehaanilist energiat moondada elektriliseks. Tõsi, suurusjärgud on väiksed, aga nii-öelda optimeerimine ongi nii-öelda nende materjalide puhul peamine arendusvaldkond. Kui nii-öelda see vasakpoolsed signaalid sõltuvad mingil määral liigutuse kiirusest, siis paremal pool on demonstreeritud nii-öelda signaal, mis on mõõdetud elektroodide B ja C vahel. Ja tegu on siis impedantspektroskoopiaga ja siin me näeme nii-öelda ilusat positsioonisensorit ehk siis efekti, mis ei sõltu otseselt kiirusest või kiirendusest, mis tähendab, et meil on võimalik näiteks kasutades seda seadet täiturina alati enne tööle alustamist kontrollida, et täitur on näiteks algasendis lihtsalt vaadates, mis parajasti pinnaimedeks on. Et niisugune hästi praktiline lihtne näide. Ja sellega ma tahaksingi oma ettekande kokku võtta, et ma loodan, et te kõik saite natukene targemaks selles osas, mil moel tehislihased omavad eeliseid tavapäraste elektromehaaniliste ajamiste ees ja milline on täpsemalt dielektrilise ja joonjuhtiva tehislihase töö põhimõte ning ehk ka mingisuguse ülevaate süsiniklihastes sensororganistes. Aitäh! Ja nüüd on meil 1-2 minutit aega küsimusteks. Küsin kõigepealt ise, et äkki sa ütled paari sõnaga oma enda uurimise kohta ka, et mida sa ise oled selle kallal uurinud? Kas tegid ülevaate artikli? No, minu viimane artikkel on just selle slaidi parema poole peale. Ma tegelen eelkõige nende materjalide iseloomustamisega just selles perspektiivis, et neid ühel päeval hästi rakenduses kasutada, mistõttu ma uurin siis nende sensoromadusi ja ma ühtlasi tegelen selle väljatöötamisega, kuidas täiturit hästi juhtida, mis on tehtud just selles materjalis näiteks. Te näitasin viimasena nüüd materjali süsinikpolümeri on komposiit. Jah. Komposiit, okei. Aga, mis te ütlete polüpyrooli kohta? Jah, polüpyrool on ka nii-öelda liigitub selle nii-öelda joonjuhtiva tehislihase valdkonda ja neid tehakse. Polüpyrool on üldiselt kasutused, nad on tavaliselt pehme, siis need täiturid, mis on tehtud polüpyroolis, nad on kiiremad, nendega saab minna näiteks mitmesaja hertsini. Prantsusmaal üritatakse teha robotputuka tiibasid, sääsetiibasid polüpyroolist ja polüpyroolid on üldiselt ka madalama toitepingega, et 1 volt on sellega päris hea. On ju tehtud selgeks, et polüpyrool on pääses materjal, mis inimese organismiga päris hästi ühib ja järgmine küsimus on ju elektrogeenilise juhtimine, tähendab kasutades hoopis elektrogeenilist reaktsiooni. Samas välja polüpyrooli puhul tähendab samast tehti. Jah, selles suhtes, et ma tõesti läksin väga põgusalt üle, et polüpyrooli elektroodidega, see on siis juhtivpolümer elektroodidega lihases on täiesti tugevalt olemas ja need arendatakse Tartu Ülikoolis. Ja tõesti, nad on ka väga kehasõbralikud. Peamine puudus paljude nende kehasõbralike materjalide juures praegu on see, et nad toetuvad joonvedelikud, mida vist tänasel päeval veel väga ei taheta nii-öelda organismi sisse panna. Suuresti vist selle mõttes, et me vist ei tea, kuidas joonvedelik see organismis tegema hakkab. Annan veel viimaseks küsimuseks sõna.
kas robotroonika huvilised ei ole sellele? Jaa, selles suhtes, et ohtralt ehitatakse ka nii-öelda robootikaalaseid rakendusi ja ütleme, et pehme robootika ilmselt hakkab dikteerima robootika arengut järgmised 20-30 aastat, sest siin pool aastat tagasi oli ka suur uudis väljas, kuidas Ameerika arvutiteadlased tegid nii-öelda ühe pehme roboti, mitte küll tehislihaste baasilt valmitud. See on valdkond, mis üha rohkem areneb ja aitäh ka, täna me